Mõistagi valis ema lapse elu ega kahetse grammigi, ehkki see tähendab, et ta ei saa naasta kogudusse, kuhu ta kuulus. See on üks jahmatavatest näidetest, mida toovad Jehoova tunnistajate hulgast niinimetatud ära taganenud, kes kirjeldavad seda usulahku kinnise ja kontrollivana. Isegi kui täiskasvanul on õigus uskuda mida iganes, siis kes kaitseb lapsi ajupesu tagajärgede eest? Ma elasin metsa sees väikeses talukeses ja lihtsalt üks hetk koputasid 2 naisterahvast mul uksele ja tutvustasid ennast ja hakkasid rääkima nii-öelda piibli tõdedest ja asjadest. Nii kirjeldab Laura hetke 2009. aastal, mil ta kohtus esimest korda Jehoova tunnistajatega. Et lugu kujuneb dramaatiliseks ja delikaatseks, ei nimetame tema õiget nime ja jätame osa detaile välja. Toona 35-aastase naise puhul, kelle mees töötas Soomes ja viibis palju kodust eemal, langes jutlustajate sõna viljakale pinnasele. Nad just oskasid nagu inimeste nii-öelda nõrku kohti nagu ära kasutada ja läbi selle usaldust tekitada. Kuna ma olin üksi 4 lapsega seal nii-öelda metsa sees ja rabelesin seal oma asjadega ja suhteliselt üksildane seal ja ka oli mitmeid niisuguseid läbielamisi olnud elus. Et küll lapse surm ja raske avarii ja veel seal nii-öelda vastuseta jäänud küsimused, mis kuskil sügaval sisemas nagu vaevasid. 2010 suvel lasigi Laura, kes varem polnud järginud ühtegi usku, end ristida, mis toimus Jehoova tunnistajate kombe kohaselt basseinis. Jehoova tunnistajate liikumine tekkis 120 aastat tagasi USA's ja selle peakorter, kus valmib muuhulgas nende tuntuim kaubamärk, ajakiri Vahitorn, tegutseb tänini New Yorgis. Maailmas on järgijaid 8 miljonit, Eestis 4000. Jehoova tunnistajad usuvad ja õpetavad oma lastele, et inimkond on 6000 aastat vana või 7000 umbes, et ei ole mingeid neandertaallasi ega asju. Et maakera oli vee all, eks ole, 4000 aastat tagasi oli veeuputus ja kõik loomad ja alates pingviinist jääkaruni või siis kängurust piisonini, kõik on pärit noalaevast. Et sellised uskumused, selline fundamentalistlik nii-öelda uuskristlik ususekt. 29-aastane Kristjan veetis tunnistajate seas pool elu, kuni lahkus mõned aastad tagasi. Ta nimetab oma endisi kaaslasi kultusgrupiks, peab kriitilist veebilehte tunnistaja.ee ja aitab teistel lahkujatel ühiskonda sulanduda. Mehe sõnul avastas ta enda niinimetatud põgenemist planeerides, et sellist abi oleks vaja. Tegemist ei ole mingi religioosse vaenu õhutamisega, et Jehoova tunnistajad on järgijad, eks ole, ja on organisatsioon ja juhtkond. Et ma hoiatan organisatsiooni ja juhtkonna eest. Äärmuslikul kultussektil on peamiselt 3 põhiomadust ja esimene on siis see, et sellel peab olema sees see tõsiseks minek kuni elu ja surmani, et need inimesed on valmis loobuma kas või oma elust. Siis teine komponent on see, et inimestel ei ole tegelikult isiklikke usulisi veendumusi selles mõttes, et juhtkond võib neid muuta. Et kui juhtkond ütleb täna, et Jeesus on Jumala poeg, siis nii on. Kui ta ütleb homme, et ta on hoopis peaingel Miikal, siis nii on. Ja 3. element on siis see, et nad kindlasti usuvad, et nad on ainuke õige religioon. Et ei ole niimoodi, et nüüd mõni teine võib ka olla. Et siis kõik teised on saatanast, eksitus ja nii edasi. Kui nüüd mõni näiteks Jehoova tunnistajate ridadest, eeldised koguduse kaaslased näiteks näevad seda intervjuud täna, mis sa arvad, kuidas nad reageerivad? Ma arvan, et nad on selles mõttemudelis nii sees, et nad pigem liigitavad nii-öelda saatana mõju all olevaks isikuks, kes ei tea ise ka enam, mis nagu suust välja ajab. See on üks kultussekti selline põhiline tundemärk, et ennast peetakse ainukeseks õigeks, meie ja nemad, hea ja halb. Ja kindlasti mitte ma ei saa seda nii-öelda päris nagu raisatud ajaks lugeda. Et kuna ikkagi need koguduse liikmed ja kõik olid siuksed hästi sõbralikud ja toredad, siis meil oli ka siukseid väga toredaid ühiseid koosviibimisi ja asju. Aga nüüd tagantjärgi sellele nagu vaadata, siis mul pigem on neist kõigist nagu hästi kahju. Et nad on sattunud nagu selle organisatsiooni küüsi nii-öelda ja nad ei näegi sealt nagu väljapääsu ja nad peavad seda nagu ainuvõimalikuks eluviisiks. Ärahüpanute sõnul on tunnistajate mikroühiskond kontrollitud nagu Põhja-Korea ja suhtlemine nende kõnepruugis maailma inimestega ehk meie kõigi ülejäänutega pole väljaspool värbamistööd soovitav.
Seda arvestades saame jutule üllatavalt lihtsalt. Pealtnägijale avatakse Lasnamäe kuningriigisaali uksed, mis on üks rohkem kui 30 sarnasest palvelast üle Eesti. Teejuht on koguduse vanem Dan Silliksaar, IT-ettevõtja ja 3. põlve Jehoova tunnistaja, mis arvestades vahepealset nõukogude perioodi on Eestis haruldus. Jehoova tunnistaja elus on mitmeid käske ja keelde, mis tunduvad üllatavad. Te ei tähista jõule, sünnipäevasid, ja ei tõuse näiteks hümni ajal püsti, ei osale Kaitseväe ajateenistuses, Jaa, ei käi valimas. jaa. Miks küll? Me ei tähista jõule sellepärast, et me ei usu, et Jeesus sündis jõulude ajal. Aga religioossed küsimused kõrvale jättes, no mis te selle Eesti riigi vastu on, et te näiteks valimas ei käi või Kaitseväe teenistuses ei osale või hümni ei laula kaasa? Eesti riigi vastu meil ei ole mitte midagi, me tahame olla kuulekad Eesti kodanikud, täita kõiki seadusi, hoida kinni kiiruspiirangutest, maksta kõiki makse. Valimas me ei käi lihtsalt sellepärast, et me ei taha osaleda poliitikas. Me ei taha endale võtta seda vastutust selle poliitika eest, sest me usume, et Jumala valitsus on parem kui inimeste valitsus. Sina ise olid sisuliselt pool elu tunnistajate hulgas. Mismoodi sinu sünnipäevad või jõulud olid? No neid ei olnud. No see oligi meil selles mõttes hästi raske koht, et kuna minu tõekspidamised hakkasid selle usu tõttu muutuma, aga mees oli endine, siis oli väga raske see meie perele, et see tekitas nagu palju lahkhelisid. Kuna mees ikkagi tahtis jõule pidada ja laste sünnipäevasid pidada ja mina tundsin nagu survet, et ma ei saa seda teha, siis sellest tekkis päris palju nagu probleeme. See kõik on siiski pisiasi. Jehoova tunnistajate usupildi keskmes on maailma lõpp, Harmagedoon, millest pääsevad ainult nemad. Kõik ülejäänud hukkuvad. Keegi mingit kuupäeva pole välja öelnud, aga sellest kogu aeg räägitakse, et on väga viimased nagu lõpuajad ja veel viimane võimalus on kellelgi seal veel pääseda . No, ma usun küll, et see tuleb minu eluajal. Et mina veel nii pea ei sure, et jõuan selle maailma lõpu ära näha. Kui seal organisatsioonis sees olla, siis see on pigem niisugune nagu ärevus, nagu enne mingit toredat reisi, et kohe on nagu uus maailm ja kõik on hoopis teistmoodi. Maailma lõpp, me mõistame seda niiviisi, et hakkab tuld sadama taevast, kataklüsm, miljonid, miljardid hukkuvad. Jah. Ja te ütlete, et see juhtub veel tõenäoliselt siis meie eluajal. Jah. No sooviks kõigile pikka eluiga, aga me räägime siin ikkagi lähemad, ütleme siis 50 aastat näiteks. No ilmselt küll, jah. See on ju päris konkreetne siiski. No jah, ikka. Lahkujate jutt ja materjalid viitavad, et asi on isegi nii konkreetne, et lõpupäevaks anti juhised, mida pakkida ja kuhu minna. On nimekiri, kus on ära toodud kõik vajalikud asjad, mis võiks selleks puhuks kotis olla ja ka on välja öeldud see, et tuleks nagu koguneda sinna kuningriigisaali juurde. Ajakiri Vahitor, mis on siis doktriinide ja uue valguse häälekandja Jehoova tunnistajatel, on öelnud hiljuti, et sellel ajal tuleb meil olla valmis täitma mis tahes juhiseid, olenemata sellest, kas need on inimlikust vaatevinklist mõistlikud või mitte. Ehk siis silmas pidades Jehoova tunnistajate organisatsiooni ja juhtkonna juhiseid. Sul oli olemas see veel kott pakitud? Põhimõtteliselt ma juba tegelesin nende veekindlate dokumendi ümbriste ja selliste asjade nagu leidmise ja saamisega ja põhimõtteliselt see oli laual valmis. Näete, siin on lausa selline ilus kott pakitud kotiga foto, eks ju, ja nimekiri, mis sul peab kaasas olema. Jaa, aga see ei ole üldse seotud Harmagedooniga. See on seotud looduskatastroofidega. Et see kontekst on täiesti teine. See on muidugi väga tänuväärne, aga inimesed saavad ikkagi aru, et jutt on sellest Harmagedonist. No kui te loeksite selle artikli ise, otsiksite üles, loeksite läbi, siis te saaksite aru. Põhimõtteliselt selle usu kõige tsentraalsem idee ongi see, et lõpp on lähedal, eks ole. See ongi see motivaator, mis paneb kõik toimima ja see teeb seda, et teiste inimeste siis päästmine on pakiline. Kui maailma inimestega suhtlemist muidu ei soosita, siis koguduse liikme üks põhiline kohus on osaleda aktiivselt kuulutustöös ehk uute hingede päästmises.
oskusi lihvitakse kõnetundides ja igaüks peab esitama regulaarselt aruande, mitu tundi ukselt uksele käisid. Kõik toimub plaani järgi, mis on sõna otseses mõttes kaardile kantud. Ilmselt vähesed teavad, et Jehoova tunnistajatel on andmed enamiku, kui mitte kõigi kodude kohta. Linnades see tähendab seda, et siin ühe kaardi peale kuulub paar paneelmaja, näiteks suurelt 9-korruselist või 3-4-5-korruselist. Nii et idee järgi on näiteks minu kodu ka kellelgi kusagil kartoteegis või? Ja kindlasti, jah. Pannakse keeleline eelistuskirja ja ka kui seal väga kuri inimene vastas juhtub olema või kuri koer aias või mis iganes, et siis see ikkagi nagu märgitakse üles. Koguduse vanema jutust koorub oluline juriidiline nüanss. Pärast isikuandmete seaduse jõustumist teeb märkmeid iga kuulutaja formaalselt iseenda jaoks, mistõttu ei saa väita, et organisatsioon kogub andmeid. Kui nad tahavad käia kõigis kodudes, loomulikult nad märgivad kuskil ära, kus nad käisid ja kus nad veel ei ole käinud. Aga see ei ole selline süsteemne info korjamine ja töötlemine? Seaduse järgi me isegi ei tohi sellist infot koguda, sest see info, mis puudutab inimeste religiooni, on delikaatne informatsioon. Ajapikku tekkisid Laural siiski kõhklused, seda enam, et mees töötas välismaal, nende kaugsuhe ei toiminud ja naine soovis lahutust. Paraku on see Jehoova tunnistajatel keelatud, välja arvatud, kui mees petab või peksab, mida Laura puhul polnud. Aga lõpuks olid sa ikkagi sellises punktis, et lahkusid? Jah, sest ma ei näinud muud väljapääsu, et oma eluga nii-öelda edasi minna. Just lahkunuid koheldakse kõige karmimalt. Sisuliselt kehtib keeld nendega suhelda. Selline mõiste, nagu meie nüüd räägime, endine liige, see on tabu teema, sellist väljendit ei tohi kasutada, et endisi liikmeid nimetatakse ära taganejateks ja eemaldatuteks ja nii edasi. Nad on nagu tühi koht nende jaoks, et kui tänaval vastu tulevad, siis vaadatakse mujale ja ei tere ega midagi. Me lihtsalt me ei käi nendega läbi. Aga näiteks, kui on laps, kes on sündinud Jehoova tunnistajate perre, saab näiteks 18, otsustab, et talle ikkagi see ei sobi, läheb ära, kuidas vanemad käituvad? Täpselt samamoodi nagu ka siis, kui ta ei oleks laps, et see ei tunne nagu selles mõttes perekonna piire. Realistlikult vanemad ütlevad lapsest lahti? Jah. Boikoteerivad teda, ignoreerivad teda? Alates sellest, kui ta on 18 aastat vana, ehk siis neil ei ole seadusest tulenevat kohustust talle peavarju ja elatist pakkuda, siis jah. Tunnistajate oma kirjanduses seisab, et ära taganejaid tuleb vältida, sest nad on mõistuse poolest haiged ja nad püüavad oma valeõpetusega teisi nakatada. Lähedaste puhul öeldakse koguni, ära otsi vabandusi, miks suhelda eemaldatud pereliikmega näiteks e-posti teel. Kõige tähtsam põhjus on see, et me tahame tõesti, et meie organisatsioon vastaks standarditele ja oleks puhas. Et siin oleks selge vahet, kes on Jehoova tunnistaja, kes ei ole Jehoova tunnistaja. Kuni sinnamaani ma ikkagi mõtlesin, et ma sean oma elu korda vastavalt nende põhimõtete ja reeglite kohaselt ja ma lähen sinna ikkagi tagasi. Et just eelkõige nende nii-öelda sinna jäänud sõprade ja tuttavate pärast, kellega meil olid väga head sõprussidemed tekkinud. Kuid plaanile naasta tõmmati dramaatiline kriips. Laura jäi uuesti rasedaks ja 2013 sügisel sündis laps, paraku enneaegselt. 3,5 kuud siis enne tähtaega sündis väike poeg, kes kaalus seal 670 grammi ainult ja oli väga eluohtlikus seisundis. Me räägime selle lapse puhul sünnist eluvõimelisuse piiril, see tähendab enne seda, kui rasedus on jõudnud 25 täisnädalani. Kui sellele situatsioonile lisanduvad kaasuvad probleemid, nagu näiteks infektsioon, siis kahtlemata on tegemist ülikriitilise situatsiooniga. Kliinikumi laste intensiivravi osakonna juhataja Tuuli Metsvaht oli ise toona valves. Laps, kelle enamik organeid veel ei töötanud, vajas verekomponentide ülekannet. Kuid tunnistajate tõekspidamiste järgi ei tohi verd manustada ei verivorstis ega vereülekandes. Iga tunnistaja kannab kohustuslikus korras kaasas verekaarti, millel seisab, et hädaolukorras ei tehtaks ülekannet. See tuleneb selgest piibli käsust, kus on öeldud, et hoidugi verest. Ja nii lihtne see ongi? Jah. Ja meie lihtsalt võtame seda väga otseselt, et kui tuleb verest hoiduda, siis tuleb sellest hoiduda igasugusel viisil. Nii, et me ei söö seda, me ei võta seda endale veresoonde. Vaidorni ühing on oma kirjanduses ja oma doktriinides heroiseerinud siis sellist käitumist, et kui muud võimalust ei ole,
siis inimene saab nii-öelda usumärtriks. Et see on doktriin, et parem on surra, mitte verd vastu võttes, kui võtta verd vastu ja oma elu päästa. See pole suusoojaks jutt. 1997. aastal keeldusid Jehoova tunnistajatest vanemad Tallinna lastehaiglas reesuskonfliktiga vastsündinule vereülekande tegemisest ja laps suri. Tuli skandaal, kriminaalasi ja pikk kohtuprotsess, mille lõpuks kedagi siiski süüdi ei mõistetud. Jehoova tunnistajatele olid need vanemad kangelased. Ehkki Laura oli formaalselt välja astunud, ta kõhkles. Kuna lapse seisund oli ikkagi väga kriitiline ja ta vajas veel 2 korral vereülekannet, siis ma ikkagi mõtlesin, et sellel asjal ei saa nagu vahel astuda nii-öelda oma keeluga. Kuna arstid ka selgitasid, et ilma vereülekandeta jääks laps kindlasti pimedaks, kui ta üldse ellu jääks. Ilma selle ülekandeta oleks ta, isegi kui ta oleks ellu jäänud, oleks ta tõenäoliselt nägemise kaotanud. Suure tõenäosusega jah. Seda ma hästi ei usu, et see on ainus võimalus. See võib olla ainus võimalus, mida konkreetne arst oskab teha. Aga et see oleks absoluutselt ainus võimalus, seda ei ole. Tunnistajatel on ohtralt teavitusmaterjale vereta protseduuridest. On olemas isegi rühm, mida nad ise nimetavad haigla sidekomiteeks, mis tõttab vajadusel haiglasse appi arstidega vaidlema. Arstide sõnul võtted, millest tunnistajad oma propagandas räägivad, võivad mõnel puhul aidata, aga vereülekanne on ja jääb veel pikaks ajaks asendamatuks. Siin ei ole nüüd näiteks niiviisi, et on mingid võtted, mida näiteks Eesti arstid ei oska või ma ei tea, ei taha kasutusele võtta, aga mis kusagil mujal on olemas. Tegelikult Eestis on kõik täna olemasolevad meetodid kättesaadavad. Et see ei ole mingi Eesti meditsiini vanamoodsus või jonn? Päris kindlasti mitte. Laura laps oli haiglas kokku 118 päeva, mille kestel tehti 3 vereülekannet. Kui sa oleks jäänud truuks nendele dogmadele, sa oleks pidanud põhimõtteliselt valima lapse elu ja tervis või siis usule truuks jäämine. Just, et selles mõttes kõik need, kes on lasknud vereülekannet teha, olenemata sellest, kas nad tahavad või ei taha sealt organisatsioonist nii-öelda lahkuda, nad ikkagi loetakse eemaldatuks, kuna see on täielikult ikkagi välistatud. Ehk kui sa oleks päästnud oma lapse vereülekandega, see oleks tähendanud väljaheitmist. Jah. Aga näiteks teie ridadesse pärast sellist avaldust ta tagasi tulla ei saaks? Miks ei saa? Saab ikka. Ta ütleb, et ta ei kahetse seda vereülekannet. Siis ta ei taha tulla tagasi, eks ole. Et kui ta on teinud valiku, siis ta ei taha tulla tagasi. Kui ta tahab tulla tagasi, siis ta peaks kahetsema seda. Noh, ikka muidugi selles mõttes, et milleks ta siis tagasi tuleks. Ma ei kujutaks ette, kui ma mõne aasta pärast oma lapsele oleks pidanud seletama, et miks ta näiteks ei näe. Ja kui ma oleks pidanud talle vastama selle peale, et sa ei näe sellepärast, et minu põhimõtted olid sellised. Arstid usuvad, et praegu 1,5-aastasest poisist kasvab terve noormees. Laura oli tunnistajate seas ligi 4 aastat, Kristjan 13. Põhipõhjus, miks lahkunud avalikult neist valusatest asjadest räägivad, on just lapsed. Paratamatult need nii-öelda tavalised koguduse liikmed tõmbavad endaga kaasa ka oma pere ja lapsed. Et põhimõtteliselt võetakse lastel nagu otsustusõigus selle koha pealt ära, et kas nad tahavad seal sünnipäevasi pidada või jõule või vereülekannet, siis see ei ole nagu lastel enam nagu otsustamiskoht üldse. Et lastel ei ole valikuvabadust ja lastel on väga raske välja pääseda sellest olukorras, kui nad tahavad. Ma vastan sellele niimoodi, et meil on organisatsioon ja see kahtlemata tähendab allumist. Ja kui inimesele see allumine ei meeldi, siis ta ei saa selles organisatsioonis olla, et see ei tule välja. Et meile õpetatakse alandlikkust. Aga alandlikkuse ja kuuletumise käigus te ei ruineeri inimeste psüühikat, ei lõhu peresid näiteks? Sellele ei oleks mingisugust mõtet. Et see ei viiks mitte kuhugi. Et me ei ole mingisugune hirmuorganisatsioon, sest me ei saa sellest mitte midagi.
Paljuski just selle 90ndate lõpu surmajuhtumi tõttu muudeti seadust nii, et nüüd tohivad arstid lapsele vereülekande ära teha ilma vanemate nõusolekuta. Täiskasvanud aga vastu tahtsi ravida ei tohi. Ehkki sellist statistikat eraldi ei peeta, kinnitati meile, et sääraseid konflikte on siiski aeg-ajalt haiglates ette tulnud. Tähelepanuväärne on, et tänavu suvel toimub just Tallinnas suur rahvusvaheline Jehoova tunnistajate kokkutulek, kuhu oodatakse 8000 osavõtjat.